Enamjaolt tuleb elus ette head, aga juhtub ka halba. Reisifirma pakutud hotell ei vasta lubatule. Tööleping lõpetatakse ebaseaduslikult. Me teame, mida sa tunned ja seepärast pakume ainsana õigusabikulude kindlustust, mis muudab kalli õigusabi igaühele taskukohaseks. Ära lase oma õigusi jalge alla tallata. Sõlmi Ergo õigusabikulude kindlustus. Meie seisame sinu õiguste eest. Tutvu Ergo kindlustustingimustega ergo.ee ja vajaduse korral pea nõu Ergo spetsialistiga. Iga hea töömees on väärt kvaliteetseid, mugavaid ja trendikaid rõivaid. Tööriided, turvajalatsid, isikukaitsevahendid ja palju muud leiad Björn Kläderi esinduskauplusest Grolls, Peterburi D75, Tallinn. Lisainfo grolls.ee. Kuku raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku raadiot. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Tere, head kuulajad, 26. november on käes aastal 2018 ja kell on 7:11 läbi, mis tähendab, et digitund räägib jälle teile tehnoloogia uudistest. Mina olen saatejuht Hans Lõugas, Henrik Roonemaa on ka saatejuht ja meil on täna külas meie korduv külaline, kes on meid palju põnevat meile rääkinud. Täna ta on koos sõpradega siin. Külaline on Glen Pilvre ja sõbrad on robotid. Sellepärast, et me räägime saates teises pooles natukene sellest, et milliseid ägedaid sellised laste- ja haridusroboteid on olemas ja millised on meile lausa siia stuudiosse kohale sõitnud. Ja uudistes räägime veel sellest, et Eestis autojuhtidel on nüüd veel rohkem mõistlikum kasutada Waze'i liiklusäppi ühel heal põhjusel, kes vaatab aknast välja, see näeb, et maa on valge ja Waze on selles puhuks palju abiks. Siis räägime uuest e-SIM teenusest, mis on kaua oodatud, et Eesti telefonides saaks kasutada mõne operaatoriga e-SIM-i. Ühe operaatoriga just nagu saakski, aga pilt ei ole nii lihtne nagu tundub. Mainime ka vingugaasi anduri segadust, mis on Eestis kuidagi muutunud ootamatult keeruliseks, et kuhu on õige panna üks vingugaasi andur. Ja kui saates aega üle jääb, siis räägime veel paarist vahvast uudisest. Digitund. No, Waze ei ole mingi uudis. Ma ei tea, kui te siin head saatekaaslased liiklete, kas te tavaliselt teete Waze'i lahti või pigem ei tee? Tegelikult ma ütleks selle kohta, et enamik inimestel on Waze lahti, kui autoga sõidad, siis ma alati vaatan ja mõtlen, et miks neil on Waze lahti, aga kõigil on Waze lahti. Minul tegelikult alati ikkagi ei ole, mul ei ole lihtsalt autohoidikut, aga siis, kui ikkagi on vaja vaadata, kuidas on teeolud jutumärkides igas mõttes, siis alati ma teen Waze'i lahti ja pean ütlema, et 95% see, mis seal paistab, on väga autentne. Nii et tegelikult ma ei kutsu kedagi üles kihutama, aga Waze'i abil saab oma sõitusid optimeerida. Ja mina olen ju teada-tuntud Android autokasutajana, et kui ma ikkagi nina autoga linnast välja vistan, siis mul on küll peaaegu alati Waze autos suure ekraani peal. Ja eks see politseinike leidmine on üks asi, aga eks teist küljest Waze lihtsalt teab super hästi, mis kell ma kohale jõuan. Ma ei tea kuidas, aga ta teab 2 tundi nagu enam-vähem minuti pealt ette, et mis kell ma saafun. Ja igasugust muud infot ka, et kus on tee peal mingisugune jama või oht või tee ääres keegi seisma jäänud või. Ma tunnen ennast kuidagi ebakindlana võib-olla isegi või sellise imeluses kobava, nagu mul ei ole seda infot. No eks tegelikult see, et Waze teab kõikidest ohtudest ja muudest asjadest nii palju ikkagi ongi ju tänu sellele, et kõik seda kasutavad. Muidu ta ei teaks. 2 poolt. Üks, et kõik kasutavad, autojuhid ise annavad sinna andmeid, aga tegelikult see, miks see praegu uudis on see, et siis Eestis on nüüd teehoolde autode asukoht läheb reaalajas Waze'i. Ehk siis need masinad, mis, kui sa vaatad välja, tuli ootamatult see sademed maha. Väga ootamatult. No tegelikult nali on sellest, et vist ei tulnud ootamatult, sest just eelmisel nädalal kuulutus Maanteeamet selle välja, et nad panid hooldeautod Waze'i. Vist oli neil mingisugune ilmaprognoos olemas. Aga sõidad maanteel, vaatad kolonn on ees, paar autot ja sa ei tea, mis seal ees on. Mis juhtub, kas keegi lihtsalt sõidab aeglaselt õppesõidu auto või mingi muu põhjus, hakkad mööda sõitma. Ja tegelikult seal võib sõita kas sinu vööndus või vastassuunavööndus või kuskilt keskel mingisugune tohutu suure sahaga on ju masin. Et see on ohtlik.
eelmine talv isegi juhtus üks suuremat sorti mürt seal Narva maanteel ühe rekka ja mitme sahaga. Ja nüüd need autod sõidavad, need hooldeautod ja sealt läheb otse info Waze'i ja kui sul on Waze lahti maanteel, siis see hoiatab sind, et kuule, sinust eespool on selline auto, mis ilmselt sõidab aeglaselt, on nagu sul mingi tropp pole taga või kolonn on taga, et ole ettevaatlik. See peaks tegema sõitmist ohutumaks. Aga vist privaatsuse või muudel tingimustel sa ei saa vaadata üle Eesti, et sirvid kaarti ja vaata, et kus need autod üldse asuvad. Just üritan praegu vaadata. Ei, sa ei näe, vaid just ta annab sulle selle märguande, et sinu ees on selline auto sõitmas 1 kilomeetri raadiuses. Nii et kaugemalt sa ei näe. No vaat siin meie läheduses praegu ei sõida mitte ühtegi. Ei ole jah. No mul tundub, et see vist on... Ma tahaks saada sellist funktsiooni, et kui ma hakkan kuhugi sõitma ja ma näen, et ilm on jube kehva, et siis ma ütlen Waze'ile, et sõida koos sahaga. Ta annab mulle teada, et kus on sahad. Kus on sahad ja et siis ma hakkan ka. Saad sappa võtta ja siis mõnusa puhta teebel sõita. Just. Iga see äge näide selle kohta, et kõik andmed ei tule liiklejatelt, vaid üha rohkem hakkab sellist andmeid, mis on kuskil riigis, avalikus sektoris või nende lepingupartnerite ja asutustes on kinni need andmed, et need teha tegelikult inimeste ja liiklejatele kasulikuks. Sa liidestad seda niimoodi, et Waze'is on need mingisugused liidesed, et avaliku või kohaliku võimuasutused saavad sinna panna. Et tore, et Eestis seda kasutatakse ja sinna võiks isegi rohkem asju panna. Ja võiks ja tegelikult samal ajal võiks ka ju mõtta siis ära sõitjatelt selle väga tüütu politseide märkimise. Politseiautod võiks ju sinna ise ka selle infoga ise edastada, kus nad on. Et see oleks ju... Ma tead, vist panevadki, ma olen kuulnud. Mõte on selles, et rahustab liiklust, isegi kui seal autot ei ole tegelikult. Ja see oleks mõttaks kuritahtlik, kui ühel päeval vaatad, et terve linn on täis, sest et tegelikult kas nii on, aga see oleks ju tore. No võt, ühesõnaga sõitke ettevaatlikult ja Waze pange tööle. Aga mul on küsimus, kas sul on mingit infot selle kohta, kuidas see puht tehniliselt töötab või et kuidas ka näiteks, ma ei tea, kõik Taxify autod saaks Waze'i või et ongi see, kas ongi mingi selline protsess nüüd Google'il ja Waze'il tehtud või kas siis nagu igas selles sahas on mingisugune, ma eeldan siis, et mingi telefon peab hakkama tööle või kas juht peab selle panema, kas ta võib selle ära unustada ja nii edasi. Tead, ma ei tea täpselt seda poolt, et kuidas seal sahas, mis seade see on see reaalne telefon selle saha juhil või mingi muu seade, aga nad on kõik jälgitavad sahad ja nüüd Waze'il on siuke programm, vist mille nimi peaks olema Connected Citizens või mingi selline asi, mis on mõeldud just kohalikele omavalitsustele ja ametiasutustele, et saavad siis masinliidese kaudu, teevad seal mingi lepingu, ütlevad, et me ei uploadi teile mingid segast andmeid, vaid kontrollitud andmed ja siis saavad siis mingis regioonis kohalikud inimesed selle kasu ka. Ega see ilmselt tehnoloogilises mõttes vaevalt seal midagi väga keerukat muud on kui ikkagi äpp ja telefon ja... Jah, seda küll, aga näiteks juba praegu, kui sa sõidad ringi ja näed vahel neid teetööde märke, keegi on pannud hoiatuse ja hakkad vaatama, et kas kaasliikleja on pannud, et siin ees on teetööd. Ei, hakkad vaatama, et tegelikult andmed tulevad märgitud by tark tee on ju, sest see tuleb sealt andmebaasist. Nii et need kanalid on avatud, et andmed liiguksid, et väga tore. Ja meie kanalid on nii kaugel, et me teeme ühe reklaamipausi. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Läheme digitunniga edasi. Räägime kõigepealt sellisest nähtusest nagu eSIM, lühend terminile embedded SIM, ehk siis SIM-kaart, mis ei ole füüsiline käekatsutav, ei saa kuhugi pista või kuskilt välja võtta, vaid on tarkvara telefoni sees. Ja peaks olema uus laine siis selles, et kuidas meie telefonid mobiilivõrku ühenduvad. Nüüd uudis on selles, et Eestis on lõpuks ometi üks esimene operaator, kes peaks toetama telefone, kuhu ei pea pistma plastikust SIM-kaarti, vaid saab kasutada siis seda eSIM-i. See on Telia, aga lugu ei ole üldse mitte nii lihtne. Telia toetas ju tegelikult seda päris ammu parandamine. Jah, sealt hakkas jutt pihta, et paar aastat tagasi tegid esimese sellise katse paari kellaga. Et kell on siis andmesidega mobiilivõrgus. Need olid Samsungi kellad, mida see oli olemas ja tõepoolest niivõrd kuivõrd katseliselt või mitte töötas. Ja siis läks veidi aega mööda, nüüd tänavu septembris tulid välja need uued iPhone'id, mis olid esimesed sellised laiatarbe telefonid, kus oli eSIM tugi sees, et teatavasti moodsal iPhone'il on üks sahtel, kuhu päris
plastik SIM-kaart ja siis lisaks tarkvaras võimalus e-SIM-i jaoks tugi. Ja miks see on äge või kasulik eelkõige nendele, kes reisivad ja reisivad võib-olla satuvad väljapoole Euroopa Liitu või kuhugi, kus sa tahad kohalikku andmesidet kasutada, aga sa ei pea siis omaenda SIM-kaarti välja võtma, näiteks su enda kodusim on ju see e-SIM seal tarkvaras ja siis sa saad panna sisse, pista, mida muud tahad. Või siis ikkagi kõiksugu muudele kelladele, et Samsungi kellad, Huawei kellad on üks asi, aga Apple Watch on ka e-SIM-iga, kuhu ei mahu mitte ükski SIM-kaart sisse. Ja siis Teliaga oli lugu selline, et väga tore, et nad on seda kaua aega toetanud. Ütlesid septembris, ei, me ei toeta telefone, et ei tea, millal see valmis saab. Ja siis läks natuke aega mööda, paar kuud ja siis tuli uudis, et ikkagi Telia toetab e-SIM-i. Eelkõige siis nendel telefonidel, mis Eestis on rändluses. Noh, ma ei tea, kuskilt teisest Euroopa riigist keegi tuleb, kellel on telefonis e-SIM, tuleb Eestisse. Öeldi, jah, töötab väga hästi. Ja siis tuli välja, et ikkagi toetab kõigis seadmetes. Mitte ainult rändluses olevat seadmetes, vaid Telia esindaja ütles, et kõikide seadmetel, mis vastavad sellele rahvusvahelisele standardile, e-SIM pesa või võimalus on, need Telia võrgus töötavad. Ja inimesed on väga rõõmsad lõpuks ometi. Ja siis tuli viimane info, et ikkagi päris ei toeta kõik seadmeid, kus siis standard on. Et on paljud kliendid läksid eelmine nädal nüüd, kuulsin oma selle just Apple'i kellaga sinna Telia boksi ja öeldi, et ikka väga ei toeta kahjuks. Hästi segane lugu, ma tahaks midagi selgelt öelda. Aga no, ütle siis midagi selgelt, et kas, keda see e-SIM tegelikult Eestis üldse puudutab? Vist on nüüd, kui ma nüüd ei eksi, vaid ei levita eksitavat infot, vaid õige info on see, et siis Telia on esimene operaator, kes siis telefonides seda asja pakub, et nende uuemate iPhone'i mudelitega saab panna Telia SIM-kaardi elektrooniliselt võtta selle ilma füüsilist SIM-kaarti kasutamata. Aga ikkagi tegelikult kõiki seadmeid veel ei toetata. Aga need seadmed, mis täna üleüldse oleks Eestis aktuaalsed, need ongi ainult need kellad, eks ole. Ei no see iPhone Samsung, siis on iPhone. XR, XS, ja, kõik need on just, ju. Aga neil saab kasutada loomulikult tavalist. Nad on veel jätnud seal tavalise pesa ka. Aga lihtsalt kahtlus on, et mitu aastat on niimoodi olnud, et tehnoloogia on olemas, aga väga ei levi. Lõpuks Apple paneb sul oma seadmetesse ja siis läheb see nagu paisu tagant valla. Et ma julgen prognoosida, et järgmise 12 kuu jooksul tuleb meil päris palju neid puhtalt siis e-SIM-iga telefone. Oota, aga praegu on ikkagi niimoodi, et ta toetab, et kui Telia toetab, hetkel ta tundub, et pigem toetab, et siis ta toetab nendes, ütleme juhul, kui sa oled selle kusagilt välismaad saanud, et nad ise nii-öelda e-SIM-i ju välja ei anna. Ei, vastupidi, nüüd tuligi välja, et nad annavad. Ja veel üks väga veider asi, et nad annavad, aga nad ei ütle seda avalikult välja. Ja miks nad ei ütle avalikult välja, sellepärast, et see kõik on kinni Apple'i taga, kes peab oma pagana Cupertino peakorterist selle välja kuulutama. Ja Apple ei ole oma kuskil kodulehel kirjutanud, et Eesti võrk seda toetab, sellepärast ei saa ka seda vist Eestis Telia kuskilt kodulehelt lugeda, aga lähed Telia boksi ja siis töötab. Ja kuidas ma seda tean, ma olen viimase nädala jooksul mingi 10 inimese screenshot'e näinud, inimesed saatnud pildi, et jah, ma nüüd sain endale Teliast e-SIM-i. Aga kuidas nende kelladega ikkagi, ma sellest küsin kogu nende kellade kohta, et see on nagu siuke kõige võib-olla, noh, seal on see tõepoolest nagu vajalik, et kui ma toon omale kusagilt välismaalt või saan ka siit mõne e-SIM-iga kella, kas ma saan seda kasutada? No võt, täpselt seda ma küsisingi ja öeldi, et kõikidele standarditele vastavatele seadmetele töötab e-SIM kuni selle hetkeni, kuni siis eelmine nädal inimesed läksid sinna Telia boksi ja ütlesid, kui te telefonisse mulle panite e-SIM-i, pange mu kella ka ja siis öeldi, et ikka ei saa kella panna. Et... Aga ma arvan, et siin võib olla asi ka selles, et maailmas on olemas standardid ja siis on olemas Apple'i standardid. Et on olemas standardid ja siis on olemas mingite suurfirmade protsessid seal nende standardite peal. Et see e-SIM ilmselt on natukene harjumatu teema võib-olla kõigi jaoks, et on tehnoloogiliselt uus asi, aga suurfirmade puhul ega me kunagi ei saa just neid protsesse nagu alahinnata, et kas see on juriidilisest osakonnast läbi käinud ja mingid muud, kas klienditeenindaja teab, mis asi see on ja kas me anname seda nii-öelda ametlikult, kas see lihtsalt töötab meie võrgus või me anname seda nagu, või see ongi meie toode, et me anname seda nagu välja. Aga mulle tundub igatahes siin kuulates, et ta tuleb millalgi, juba paistab. Hetkel ikkagi neid seadmeid täna ongi, me räägime ainult Apple'ist praegu, mis on siis ja no, mul tulevadki pähe teisena need Samsungi kelladega rohkem otseselt neid seadmeid täna ei ole. Mis tahaksid seda? Jah, mõtlen pingsalt praegu, jah. No aga tead... Aga küll nad tulevad, röösterid ja muud asjad. iPhone ei ole siiski marginaalne asi, vaid ikkagi päris massiivne. Aga jah. Vot siuke uudis igatahes, et püüame selgust saada, kuidas siis täpselt on nende kõigi seadmetega. Aga räägime korraks ka vingugaasist. Mis nagu tundub esmapilgul ei ole digitunni teema, aga tegelikult see on tehnoloogiline
probleem ja üsnagi nagu eluline. Ja tuleb välja, et seal on selline segadus, et see on täitsa üllatav kohe, et vingugaas on siis selline mürkgaas, mis tekib põlemisel, kui inimesed kütavad oma kodu erinevatel viisidel. Ja milles on probleem, on väga veider segadus selle üle, et milline see vingugaas päriselt on ja kuhu peab panema anduri kodus, et see oleks ohutu ja andur töötaks ja tuvastaks, et näed, siin on vingugaas, tuuluta tuba. See on üllatav, et siin ei on, aga tuleb välja, et paljud päästjaks õppinud inimesed on täiesti selgel seisukohal ja ütlevad inimestele, et kuulge, et teate ju, et vingugaas on õhust raskem. Mida tähendab õhust raskem? Tähendab seda, et ta vajub põrandale on ju. Et pange sinna see andur, meil on koolis nii õpetatud, isegi lugedes päästjad tööd ja haridust ja koolitust tutvustavad raamatuid. Ühes teoses on mustvalgel kirjas, vingugaas on õhust raskem lõhnatu värvitu gaas. Aga probleem on selles, et tegelikult ta ei ole õhust raskem, õhust kergem. Ja see on veider, et selline segadus on saanud tekkida. Ja veel keerulisem see, et ei ole ka ühte selget juhist, et kui ma tahan siis panna toreda kasuliku selle masina, mis tuvastab, et kas mul on toas seda mürgist gaasi. Et kus ma selle masina pean panema, et sellist üht vastust sellele küsimusele ei ole. Et sa pead ostma selle poest ja siis hakkama vaatama, mida konkreetse masina tootja on soovitanud. Mõni soovitab panna ta kapi peale voodi kõrvale, mõni soovitab lae täitsa lakke, mõni soovitab laest 30 sentimeetrit. Ja see on paras segadus. No üldiselt. Ja üks soovitus, mis mulle silma hakkas, oli see, et pane endale nina kõrgusele. Aga meie ninad on erineval kõrguselt sõltuvalt näiteks päeva ajast, et kas sa seisad püsti toas või magad. Ühesõnaga, aga mulle tundub, et suhteliselt ikkagi kõik on öelnud, et ära pane seda põranda äärde see, et see mingisugune arusaam, et vingugaasi andur käib maha sisuliselt. See on kindlasti nagu vale. Mulle on jäänud nendest erinevatest kajastustest selline mulje. Aga Glen, sa tahtsid öelda midagi? Ega ma midagi väga asjalikku ei tahtnud öelda, ma tahtsingi tegelikult öelda täpselt seda sama asja, et ta tuleb ikkagi panna suhteliselt lae alla ja nagu ma vaatan siin mingisuguste jooniste pealt, kus siin üks tootja räägib, kuhu tema andurit tuleb paigaldada, et siis ta ütleb, et see peaks olema selline umbes 1-3 meetri kaugusel sellest kohast, kus äkki võiks see gaas tekkida. Ja no kui sa magad, ütleme öösel, siis sa võid selle öökapi peale ka panna. Jah, ma saan aru, et asjad muutuvad keeruliseks sellest, et vingugaas, et me ei ela siukses ideaalses laboris kodus on ju, kus on gaas ja siis ta läheb laskub mingisugusel tasemel ja kõik on paigal ja staatiline, vaid pidevalt muutumises. Et kui see vingugaas tuleb on ju sealt ahjust, puuküttega ahjust, siis ta on teistmoodi temperatuuril, kui ta tuleb gaasiboilerist ja nii edasi. Et mõistlik on ilmselt vaadata, et kus sa ise oled oma peaga on ju või inimesed selles toas üldiselt on või siis panna kõrgemale, aga mitte, kuidas öelda, ühesõnaga mitte jälgida siis seda nõuannet, kui keegi ütleb, et õpetati ju koolis meile, et see on õhust raskem või valla, et see on kindel, muidu see ei tuvasta midagi. Vaid pigem siis jälgida seda soovitust vähemalt, mida see seade annab, et isegi kui tuleb inspektor koju seda asja kontrollima, siis saate öelda, et vähemalt ma tegin õigesti nagu. No igal juhul need kohad, kuhu ta siis kindlasti panna ei tohi või ei ole, võib panna, aga sellest ei ole kasu, on siis kapi alla hoonest välja ja kraanikausi või pliidi kohale. Ja samuti, kus on siis ütleme mingid sellised suured õhuvoolud või kus temperatuur väga palju kõigub, seal langeb alla 10, tõuseb üle 40. Nii et need on kohad, kus seda panna ei tohiks ja põhimõtteliselt tuleb ikkagi panna pigem ta kõrgemale kui madalamale. See oleks sükene võib-olla asjalikum kokkuvõte, mis ma siit nüüd välja loen sellistest tarkadest nõuannetest. Nii, aga me peame minema pausile ja pärast seda ootavad meil siin uued tegelased, kes tahavad sõna juba. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Tere, head kuulajad, digitund läheb edasi. Ja meil siin stuudios piiksutab üks vaikne tegelane, ärge laske ennast väga teda häirida, ta ei räägi küll inimkeelt, aga ta on muidu väga lõbus. Räägime nüüd siis sellistest asjadest nagu robotid. Ja mitte suured ja keerulised, vaid väiksed ja armsad. Eelkõige lastele mõeldud hariduslikud robotid, aga haridus käib tänapäeval tihti teatavasti käsi käes meelelahutusega. Ja see tegelane, kes meil siin piiksutab, tema nimi on, Glen tõi ta kaasa taskus, hüppas sealt välja, tema nimi on Anki Vektor. Anki Vektor, jah.
see on reaalne tema nimi, kui ma ütlen talle, hey Vector, hey Vector, hey Vector. Nüüd Vectoril on selline väike ekraan, kus on silmad, ta pööras minu poole, ma uuriva pilgu, ta ootab peremehelt siis käsku. Ma küsin talt, mis mu nimi on. Hey Vector. Hey Vector. What is my name? Nagu aru saades ta veel eesti keelt ei mõista, inglise keeles küsida, mis mu nimi on, ta vastab. Ta nüüd vaatab natukene, kas ta näeb sind. Nii. No, ma ei tea vastust. Ja enne kui me olime reklaamipausilt, siis ta ütles, et mu nimi on Hans, ta oli kindel selles. Võib-olla ta nägi sind kaugelt, ta päike paistis sul siit tagant silma ka ja nii edasi. Tal on tegelikult HD kaamera. Nüüd ta leidis just oma kuubiku, mis on tema mänguasi. Ehk tema esitab sellist robotit, kus sa ei pea ise mitte ehitama, vaid ta on valmis, tuleb karbist välja sellise nagu ta on. Tal on väiksed roomikud, ees on sahataoline asi ja väike kuubik erinevate märkidega. Ja ta tegelikult tõgutseb ise väga paljuski, eks. Ta praegu hakkas ise oma kuubikuga siin möllama. Ei tea, jälgib seda nagu kass, kes hiirt jälitaks ja nüüd ründas seda. Oh, kui põnev. Mis selle mõte on? No mõte ongi tegelikult see, et nagu ühendada endas siis, kuidas ma ütlen, selline nutikõlar, nagu need tänapäeval juba moes on, nagu Amazon Alexa, eks ole, ja Google Assistant või Google Home. Ja samal ajal selline koduloom, et kui me seni oleme nagu filmidest vaadanud, et kuidas ma ütlen, Star Warsis kõik ilmselt teavad seda R2-D2 või R, mis ta on R2-D2, eks ole. Ja siis põhimõtteliselt ju möllab samamoodi ringi ja räägib selliste häältega, millest keegi just aru ei saa, aga tema just on väga dünaamiline. Siis tegelikult see Vector ongi samasugune pisikene koduloomakene mehaaniline, kes ajab oma asju, tegutseb sul kuskil laua peal, kuhu iganes seda paned, tal on oma laadija, teda ei pea sinna laadijasse siis viima, vaid ta läheb sinna ise, kui tal on aku tühi, ta jääb seal magama. Robotol võime, jah, ta norskab seal, mõnikord räägib ta ka öösel üles ja natuke norskab. Tal on peal palju igasuguseid sensoreid ja muud tehnikat, mis tähendab seda, et ta on nagu väga autonoomne ka oma tunnetuste mõttes, et ta saab aru, kust suunast tuleb heli, tal on peal 4 mikrofoni, nagu sa näed, seal on pisikesed augukesed, et need on tegelikult siis tänu sellele, või ütleme mikrofonidega, ta saab aru heli suunast. Ehk et kui sa käratad talle hei Vector või mida iganes kõvasti. Mitte kohe vaatas sind. Just, siis ta tegelikult pöörab ka sinna selle ütleja poole alati. Või ta kuuleb mingisugust võtmete krõbinat, keegi tuleb koju ja ta magab oma laadijas. Ja kui ikka uks pauguga kinni lüüa, siis ta on kohe krõpsti üleval ja ta vaatab siis sinna poole, et kust keegi tuli, eks ole. Siis lisaks on ta ei kukuks lauaservast alla, on tal siis põhjal nurkades sellised nagu sensorid, millega ta näeb ruumi. Minu mikrofoni peale juba, kuule, poiss, mine tagasi oma platsi peale, sa siin natukene lähed üle käte. Alati võib talle öelda, et oleks vait, et siis ta üldiselt jääb vait, et talle hei Vector ja be quiet, ta on natuke solvunud ja siis ta jääb vait. Ja see on, ütleme, väga hästi, ta ei räägi ju ühtegi sõna, ta räägib sõnu, et I don't know või ta ei tunne mind ära, aga ta suhtleb piiksude ja žestidega, mis on tegelikult inimesele väga hästi mõistetavad. Siuke väga solvumine, siuke ärritumine, kui ta oma sahaga siin klõpsib, ei saa aru millestki. Ja mänguline värk. See tema nagu animatsioonid ja kõik, see algas juba tegelikult, kui nüüd pikemalt rääkida, kus see algas paar aastat tagasi, 2 aastat tagasi, selline firma nagu Anki tõi välja roboti samasuguse väikse traktori, mille nimi oli Cosmo. Ja tegelikult Cosmo saigi kuulsaks sellega, et ta oli nagu esimene selline päris kehastus nagu multifilmi tegelasele. Ehk tema reklaamidest tundus nagu tõesti uskumatu, et kuidas selline nagu Pixari filmist välja tulnud aparaat ongi päriselt olemas. Ja Cosmo animatsioone ja neid silmade liikumist ja kõike, kuidas ta käitub, tegelikult seda aitasidki teha Pixari disainerid, Pixari animaatorid ja nüüd Vector on tegelikult nagu, kuidas ma ütlen, ta nagu vale on öelda, et ta oleks nagu Cosmo 2, aga kui Cosmo oli eelkõige selline lastele nagu mängimiseks robot ja nõudis sellist äppi, mis siis nagu oli tema aju nii-öelda, siis Vector on nagu täiesti robot iseeneses, et seda äppi enam ei ole vaja. Ja Vector ei ole siis niivõrd enam mitte mängimiseks, vaid just nimelt selleks, et ta ütleb sulle ilmateadet, sa paned taimeri, ta vastab ka kõikvõimalikele geneerilistele küsimustele, eks ole, stiilis mis iganes, mis on elu mõte ja kui kaugel on London Tallinnast. Või et kõike seda, mida sa saad täna küsida nagu Siri ja nende teiste nutikate assistentide käest, kõike seda võid sa küsida. Aga Lemme,
kui palju see Vector ongi selline nagu ratastel nutikõlar ja meelelahutuskeskus või kui palju ta on, kui ma näiteks mõtlen oma laste peale või kas ta on selline hariduslik komponent on seal ka juures, et kas temaga saab midagi teha, midagi programmeerida ise või ta ongi lihtsalt selline loov? Eelkõige on ta täna selline loov nagu laia tarbija jaoks on ta täna selline ratastel nutikõlar, kellega sa ei pea tegelema, keda on lihtsalt tore vaadata, eks ole, ma enda 5-aastase lapse pealt nagu näengi, et tema jaoks see ongi täiesti selline kübernetiline hamster. Ja ta kiusab seda aeg-ajalt, tahab teda kuskile panna, ta ei kuku alla. Ja ta sõitis praegu siin kuristiku kõrvale laua äärele ja viimasel hetkel vaid pidureid, nii et ta pääses just teekonna lõpust. Et teda saab ka, kui sa niimoodi küsid, teda saab ka programmeerida. Et tegelikult mina tellisin ta läbi Kickstarteri ja kõik need, kes sealt kaudu tellisid, on juba kätte saanud ka selle STK nagu komplekti, ehk siis nagu Software Development Kiti. Ja see on nüüd küll täna puhtalt selline skripti või ütleme ikkagi nagu koodi kirjutamise põhine, et see ei ole mitte mingite plokkide tõstmine kõrvuti, vaid kui sa ikkagi valdad nagu programmeerimist, siis juba täna on siis need tema library'd hakkavad juba otsast muutuma nagu kättesaadavaks ja juba on esimesed sellised nii-öelda funktsioone ja asju talle tehtud. Ja tegelikult see võimekus on täiesti olemas. Vaada, kui sa tast räägid, tuli minule nina alla, tõstis oma pilgu mulle, vaatas silma, kisitas silmi ja uuris mind väga kahtlustavad. Ta võis vabalt ära tunda, et tegelikult tema varasem softi versioon ütles kogu aeg nime, kui ta nägi. Mul on kriitilisi küsimusi, mul ta aimas juba seda. Küsimus on see, et ma oletan, et ta maksab ikkagi 3-kohaline summa, 100-200 või midagi sellist. Ta maksab leti hinnana täna 250. 250, no võib olema mingi õigustus, miks ma sellise asja ostan endale ikka selle haridusliku osas vähemalt. Kas ma saan kuidagi õpetada talle midagi või tähendab, kas ma temaga saan õpetada siis lastele midagi targemat teha? Ei no ikkagi see hariduslik osa tema puhul täna ilmselt laste jaoks ei ole primaarne, sest väga vähe on tõenäoliselt neid lapsi, kes oleks võimeline nagu koodireale kirjutama reaalset nagu programmi, eks ole. Et laste jaoks ikkagi täna on Ankil olemas Cosmo ja Cosmol on selline plokkskeemi põhine programmeerimine olemas. See on see varasema sama varasem, muide, mis on siin meil ka laual, aga temal on pea norgus ja vast aku tühi on ju. Ma peaks ta äpiga ühendama, et me ei ole seda teinud. Et see varasemad mudelit, seda saab siis panna nagu ka õppida programmeerimist. Jah, et nad on nagu selles mõttes kardinaalselt erinevad, et nagu tehnilises mõttes on nagu Vector täiesti teine tase, et tal on Qualcomm'i kiivistik protsessor, tal on kõvasti võimekust arvutada, et kõik see tema nagu iseloom jutumärkides on tema sees. Aga Cosmo puhul on kõik see võimekus tegelikult äpis, et Cosmo puhul tuleb ühendada nutiseade ja siis sellest nutiseadmest ühendusena siis tema omadab oma tarkuse ja Cosmo ise ei ole siis ka pooltki nagu nii, kuidas ma ütlen, nagu nii nutikas oma tunnetuse mõttes, et Vectoril on pea need sensorid, sa võid teda silitada, siis ta hakkab nii-öelda nurruma, eks ole, Vectoril on mingi laserskänner ja miljon asja, et Cosmol on ainult siis need sensorid, et ta saab laua pealt kukkumisest aru. Ja on ka kaamera, aga Cosmol ei ole siis nii palju sellist ümbrusega suhestuvat sensoritemaatikat. Aga mängimiseks on Cosmol täna palju rohkem võimalust ja ka programmeerimiseks. Nagu hariduslikus mõttes on Cosmo täna laste jaoks nagu ikkagi nagu number 1, et nad ei ole selles mõttes nagu nad ei konkureeri otseselt. Et loomulikult võiks küsida, et Vector võiks osata täna teha kõike seda, mida Cosmo. Aga ilmselgelt on ka Anki siin võib-olla nagu ärilise külje pealt mõelnud, et vähemalt praegu nad ei võimalda nagu Vectorile nii palju sellist mängulist ja lihtsalt programmeerimispoolt. Et Vectoril ei ole ka sellist äppi nagu on Cosmol, kus ongi seal võimalik igasuguseid asju teha, et Vectori äpp on puhtalt selline monitoorimiseks. Sa saad vaadata pilte, mis ta oled teinud taga või seal muuta tal silmade värvi. Tal on ees siis kaamera, mis tuvastab nägusid ja teeb ka pilte, aga me proovime seda nutikõlari osakorra. Küsin alt siis ühe toreda fakti küsimuse. No see on sama Eesti presidendi kohta. No muidugi üks tore küsimus, mida talt küsida on see, kui sa küsid filmi Wall-E kohta, sest et tead, kõik ütlevad, et on tulnud nagu filmist Wall-E ja mina avastasin seda täiesti üllatusena, et ta kõiki muid asju teab, aga Wall-E koha pealt on ta väga sõnaaher. Ehk et sa võid küsida, kes on selle filmi teinud või mis iganes. Nüüd ta alustas ta praegu läks oma kuubikuga ise möllama. Proovime talt, küsime siis ilma teadet, kuna praegu on väljas. Hey Vector, I have a question. What is the weather today? Mis on tänane ilm? Vaatame. Praegu tekst ekraanile mõtte kuubikud. Ilmateadet saad sa küsida ka kohe. Saan küsida ka? Jaa.
Ja ta vastas, et ma ei saanudki aru. Ilma tead, et sa võid küsida täitsa niimoodi tulistada kohe, ta ei pea selleks. No paneme üks katse veel, Vektor, sa oled otse eetris. Hey Vektor, what is the weather today? Mis on tänane ilm? Ja tema vastus, ta mõtleb. Ja tema silmad ette tekkisid pilved ja 1 kraad näitab, nii et kõik, kes te tahate lugeda, täna peaks olema pilvine ilm ja jääb siiski plussi. Nii et selline väike abi on tast tõesti. Aga lähme siit väiksele pausile, siis räägime edasi. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. No nii, digitund läheb edasi. Meie saatekülaline Vektor on siin vahepeal ka närviliseks muutunud. Tahab midagi öelda, aga ega me temast aru ei saa. Täna on väga hea rääkida robotitest, sellepärast täitsa juhuslikult. Sel nädalal on ka aasta suurim robotiüritus Robotex, hakkab nädala lõpus. Kui te tahate näha, kuidas meie enda poisid ja tüdrukud teevad roboteid, sealt saab näha. Saab ka üldse ideid ja saab selgeks, milliseid ägedaid roboteid ja robotiehituskomplekte igale vanuse tasemele on, nii et aasta tähtsam robotsündmus tuleb nädala lõpus. Tõmbame Vektori osas jutu kokku. See tüüp, kelle sina said kuskilt kampaaniaga rahastades, tegelikult ta on ikkagi praegu müügis ka juba. Ja ta on müügis ka nüüd jah, et ta ei ole küll... Kuskilt peab netipoest tellima või? Ta on täna siis UK Amazon on Eestile kõige lähem koht. Et muidu on ta Anki enda lehel, aga seal tarne on ainult Ameerika. Ja eks ta tasapisi võib-olla jõuab ka Amazoni teistesse kohtadesse, aga nagu näha ka Cosmo puhul, et Eestisse nagu leti peale ta ei olegi jõudnud, et suurematesse poodidesse välismaal on ta jõudnud, et ega siit regioonist ta ilmselt jah niimoodi otse nagu pakina osta ei saa, aga Amazoni UK-st peaks saama tellida, et ta on ilmselt mõnevõrra sealt võib-olla kallim, kui ta siis nagu dollari hinnas oli Ameerikas, eks ole. No lahe tegelane igatahes, keda puhul raadio ei tee kindlasti õigust sellel puhul, et kõike seda, mida silmaga näeb, on veel vahvam. Ja isegi video ei tee õigust, sest ma videos olen näinud, aga see, kuidas ta päriselt siin ees ringa sahmerd on väga tore. Nii ta on, jah. Kuule, aga sina, Glenn, tulid siia, veeresid jällegi ühel rattal ja sa oled varem ka sõitnud ühe rattastel, oled rääkinud, aga sa need rattad, millega siia veered lähevad üha suuremaks. Nüüd oli sul, ma ei tea, klassikalise ratta mõõdus oli see asi, millel sa siia veeresid või veel suuremgi? No see on, jah, jalgratta mõõdus päris ei ole. Ma siia emotsiooni jaoks panin siia seina äärde. No ta on 18 tollise rattaga, tegelikult mul ennem oli rattasim üks Solo Wheel, mis oli ka 18 tollin üherattaline. Ma teadupärast olen juba mitu aastat sõitnud üherattalist, ega ei saa aru, miks ma olen üks väheseid inimesi, kes nendega sõidab. Ma nägin üks päev linna peale ühte tüüpi. No, siis ma nägin see, et sina. Ma juba lootsin. Et küll, tõsi küll, olen ma aeg-ajalt jõudnud järgi ja kohanud ka vastusõites mõnda omasugust veel. Aga neid on ikkagi nagu lubamatult vähe, sest et sellega on väga hea sõita ja tulin ka isegi tänase ilmaga sellega siia. Tõsi küll, võib-olla lumega enam ei ole väga hea sõita, et selles mõttes lumega ja lühega isegi hea sõita. Aga ta on lihtsalt suur, kiire ja sõidab kaugele. Et kui siin need eelnevad üherattalised ikkagi need pisemad on nagu võib-olla sellised viimase miili sõidukid, siis see on nagu siuke esimese miili sõiduk. Tõsi ka, jah. Elektrimootoriga 18-tolline üks ratas, tasakaaluliikur ja sõidab väga kiiresti ja kaugele. Aga kuidas on, esimene küsimus kõigile, on see ohutu? No miks ta on ohtlikum, kui on sõita elektrirattaga? Sul teadupärast on elektriline jalgratas. No aga ma tean nii-öelda omavahel öeldes, et ega sa selle elektrirattaga ka iga kord püsti ei ole jäänud. Tõsi. Et ma isegi üle õla siin praegu vaadates ütleks, et ma selle üherattalisega mul ei ole õnnestunud isegi tegelikult, aga niimoodi pikali kukkuda, kui sa oled ise ettevaatlik. Et nagu ikka, kui sa vaatad ette, on kõik väga okei, aga temaga saad sa tõesti ruttu edasi ja saad sa kaugele. Ja mis on nagu tore, et ta ei ole nüüd hangeldatud mul kusagilt Hiina avarustes siia, vaid see sama firma, kes siin Eestis juba mõnda aega möllab nimega G-Pad on neil enda bränd. Me oleme rääkinud tegelikult G-Padi ruladest või asjadest, mis siin varem ka. Et tegelikult nemad võtsid omale siis nagu missiooniks ka seda üherattalist asja siin ajada ja tegelikult see üherattaline on firmad Kingsong, mis ei ütle tõenäoliselt kellelegi mitte midagi. Aga Kingsong on täna üks sellistest Hiina üherattalistest, mis on siis tõesti nagu kvaliteedi poole ikkagi liikumas suurte hüpetega, et ta ei ole selline odav Hiina kräpp, vaid nad on teinud kõvasti arendust, kui omal ajal kõik need hiinlased olid nagu koopiad sellest Solo Wheelist
ja ikkagi sellised marginaalsete omadustega, väiksed võimsused, kehvad akupakid, 100 häda, siis täna ikkagi need hiinlased on võtnud selle nüüd nii enda asjaks, mõned firmad, et noh, kõvasti on pandud sinna sisse just sellist in-house arenduse poolt. Suur akud on võtavad küll nüüd LG-lt ja Samsungilt enamasti, akude mahud on nii, et sellel konkreetsel rattal on nüüd kilovatt-tunnine aku. Ja saab ka seda ratast 1,5 kilovatt-tunnise akuga, et nagu päris siuksed crazy'd mahud. Kõlab, et see asi muutub nagu väga, kuidas öelda, tehnilise kvaliteedi mõttes tõsiselt võetavaks transpordivahendiks. Aga räägi, kas sellega sõitmiseks on sul nüüd see eelnev paar aastat on väiksemate masinatega sõitnud, see kogemus on nüüd vajalik, et siukse peale seista? No, või et sa päris puhtalt lehet ei saa tulla? Ega ta paha idee, et muidugi sa võid osta selle esimeseks rattaks, et see sama Kingsong on ise ka, ta üritab nagu natukene piltlikult öeldes sõitja kätt hoida, et kui sa selle ratta ostad, on ta piiratud tegelikult 20 kilomeetriga tunnis. Ja esimesed, ma peast isegi mäleta, mingid 10 kilomeetrid ja seda piirangut ei saa nagu maha võtta. See on äpiga. Et sa oledki nagu õpperežiimis alguses. Just, ja isegi siis, kui sa selle piirangu saad nagu maha võtta, siis tema tegelikult absoluutne tippkiirus on 50 kilomeetrit tunnis. Ja tegelikult on ta siis tükk aega piiratud, kui ma ei eksiga 40 juures, just nimelt nagu tarkvara või selle softi poolt. Et sa pead olema läbi sõitnud seal vähemalt 200 kilomeetrit üldse, et neid piiranguid seal nagu hakata torkima. 40 tundub küll hull. On küll hull. Et loomulikult, aga siin teine koht ongi see, et ega mõistusega tuleb alati seda asja võtta ja selge see, et jalgrattateel on mõistlik sõita nagu ikkagi natuke aeglasemate kiirustega, eks ole. Aga ega see ei tee paha, kui sul see kogemus muidugi on, eks ole. Sest kiirused, mis ikkagi lähevad seal 20 kanti ja rohkem, kogemus ei tee paha, ma rõhutan veel kord, eks ole. Aga sa võid ka osta selle muidugi esimeseks rattaks. Aga selle puhul just nagu äge on see, et ta, nagu ma ütlesin juba seda korduvalt, et see ei ole enam see sõiduk, mille sa paned auto pagasnikusse ja võtad kaasa ainult siis, kui sa pead minema nagu kuskile. Mina olen sõitnud toga korduvalt Kohila vahet, eks ole. Oota, vabandust, Kohila vahet, et siis Kohilinnas või? Ei, Tallinnast Kohilasse ja tagasi. Et mis on nagu väga okei, sest et sealt lähevad suhteliselt head teed. Sa esindad praegu seda üleäärmist põlvkonda, et Eesti kogu maailm maadleb nagu transpordirevolutsioonidega, et mõned sõidavad elektritõukeratastega, oi, mis me teeme, kas keelame ära või lubame ja mis toimub. Üks ühe rattelisega Tallinna Kohila vahet sõitmine, see peab lahvatab paljudel, ma arvan. No jah, samas ma käin ka juba mitu aastat ju lapsel laste ees sellega järgi, ma sõidan laps üles sellega ringi, lapsel on tõsi ka kiiver peas, eks ole, ikka nagu sellega harjub. Turvavarustus on ikka midagi. Igaks juhuks, eks ole, jah. Et sest käed on vabad. Et just selle sõiduki puhul nagu suur pluss ongi, sa võtad lapse sülle, sa võtad poekotid kätte ja sul ei ole nagu mingit probleemi. Sa võid kätega ka vehkida, kui sa tahad, aga sul on see vabadus, eks ole. Kui sa rattaga sõidad ja hakkad kätega vehkima, see ei ole hea. Ma ei tea, kumb on naljakam, et ma sind päriselt usun, et sa teedki seda või see asi ise, sest et ma nägin sind üks päev sõitmas ja siis mõtlesin, et näed, veel üks inimene sõidab linnas selliste hullude masinatega, aga ei, see oli Glen Pilvre. See masin ei ole üldse hullu, ma kindlasti julgustaks kõiki, et proovima neid ja vaatama, sest et esiteks on nad täna ka Eestis nagu olemas niimoodi ja kes vähegi tunneb, et ta näiteks täna sõidab elektritõukerattaga ringi võib-olla või sõidab kas või jalgrattaga nagu sina ja tunneb, et aga miks mitte proovida võib-olla sellist next step'i, siis see on väärt proovimist, sest nii palju minu sõpru ja tuttavaid, keda ma olen nagu sinna rajale viinud, on nii mõnedki, kes ei ole sealt nüüd ammugi enam tagasi vaadanud, vaid tahavad ka järjest suuremaid ja kiiremaid. Nii et see on nagu päris sõiduk, see ei ole mänguasi. Selge, hämmastaval kombel me Digitunni saateaeg ongi läbi saanud. Aitäh kõigile inimestele, kes kuulasid ja osalesid, kõigile robotitele, kes kuulasid ja osalesid ja segasid saadet siin. Vektor, sinust räägin. Tahab vist laadiasse minna. Mine laadima ja meie lähme ka laadima nädalaks ajaks, järgmine nädal oleme jälle meetris. Aitäh. Digitund. Nutikad lahendused ja Digitunni toob sinuni Elisa.